Kia Ceed on üsna pisike auto, aga võrreldes Fiatiga tundub nagu maastur. Pisikesel Fiatil on termostat ilmselt ära surnud, nii et hoiab suurt ringi lahti kogu aeg ja maanteel kukub temp nulli. Seega lähme vaatame Felixi juurde kaarmainti ja proovime selle asja ära vahetada. Kõik ei maksa palju, aga on lõrna aimuga, mis see vahetust ennast kujutab. Nii et teeme korda selle. On üks asi vähem katki. Puht juhuslikult sattusin nüüd parkima järgmise auto kõrvale. Et eks nagu see on täpselt see, mis mu esmaspäevane päev oli. Poole päevaga Corvette'ist Fiati. See Fiat on lihtsalt nii maru pisike auto. Siin, kus mu pea ära kukal on, seal lõpeb ka auto ära. Sealt ei tule väga midagi enam edasi. Väike pisike triipagaasnikud ja ongi kõik. Aga ütleme, linna vahel on ta hästi pull ja äge aparaat. Et väike sa mahud igale peale parkima. Manööverid on super ja mis põhiline, sõiduomadus on natuke võib-olla Mazda MX-5-ga sarnased, et on nagu kartauto. Et jube hea rool, jube hea tagasisidega, et sõit on täiesti fantastiliselt mõnus. Ja pane siia juurde nüüd suvi ilus ilm ja avatud katus ka, siis on nagu äge, lihtsalt äge aparaat. Nii, väike kraks ka, teise käigu sünkro on ilmselt natukene omadega ühel pool, et natuke peab uurima, mis sellega teha. Kas vahetaks käigu hästi ära, paneks paksema õli sisse või ei teeks mitte midagi sellega. Ühesõnaga, läbi töökotta peame natuke mehaanikuga nõu ja vaatame, mis sellest saab. Kui nüüd rääkida pisut vedrustusest, siis jah, ta on jäik. Aga ta ei tao läbi, et ta kuidagi nagu mõnusalt põrkab üle aukude ja ei kolise selle juures. Ei nagise väga kuskilt, isegi üllataval kombel. Et see on kuidagi hästi õnnestunud. Tõenäoliselt see väikene tühimass aitab selle vedrustuse pehmusele või asjale kaasa nagu kõvasti, et just on jäik, samas pole hullu midagi. Ja nüüd on meil liiklusumik. Siin ilmselt manuaal kasti ja siduriga nagu on lõbus. See tuleb saada kuskile sinna alla. Ilmselt 2 minuti töö. No nii, ja nüüd on siis minut juba kulunud. Vana termostat on eest läinud. Ja uus asemel vana oligi kinni jäänud ja katki, nii et selles mõttes oli aindus õige. Selline näeb välja 2-eurone münt. Ja 2-eurose mündi all on klaasi pesuvedeliku kork. Mis kuradi valemiga sealt seda sisse kallatakse, mina ei tea. Nii, termostaadi vahetusest oli kasu küll, aga õhuklapi ees sai võetud üks tükk fooliumit ära. Ja selle tulemusena on hing kinni autol täitsa, et ilmselt prooviks järgmisena lambda andurit vahetada. Praegu sõidab, aga kuidas, see on omaette küsimus.